Tere! Täna siis tänavakunstipäev, Live Art Lab. Yep. Seal taga seina peale toimub siis joonistamine, siin on tatoveeringud ja väike kunstimüük. Ja siis selle raames on taskuröökingu podcasti esimene avalik salvestus teemal tänavakunst, graffiti ja sellega seonduv. Ja sellega seonduv, meil on selle jaoks spetsialistid abiks. Ennem võib-olla kui nendeni jõuame, siis ütleks seda, et me oleme täna Wunderbaaris, kus on, ma ei tea, vana see Wunderbaar on, mingi 4 aastat. Keegi teab või? 3 aastat on Wunderbaaris toimunud Pärnu parimad peod minule teadaolevalt. Olete nõus? Jaa. Nõus, isegi mina olen nõus. Isegi Pah on nõus. Et jah, siuke värk, aga meil on, jah, spetsialistid aitavad meil täna lahata tänavakunstist, mis on tänavakunst, millega nad ise tegelevad ja kuidas see värk käib. Ma ei tea, kas alustame, võib-olla teeme väikse tutvustused, et ma ei tea, Pah, alustame sinust, et millal sa alustasid või kuidas sa alustasid graffiti või tänavakunstiga? Ja kuidas sa sinna jõudsid? Mina Pah, et ma jäin mõtlema lihtsalt, et seda algust, et enese tutvustus, et seda võiks alustada nii nagu Maire Aunaste alustas Reisile sinuga, et kes sa oled ja kus sa tuled. Jah, meil ongi see, et pärast vaatame, kellega sa Reisile saad minna siit. Ja, et mina Pah, et mul ka hea meel siin Wunderis täna olla. Teen tänavakunsti töötuba siis siukest basic sabla värki ja võib siis öelda, et ka täna on käed värvised, näed, juba ongi. Ja käed värviseks võib-olla said, nüüd kui meenutada, võib-olla 95. aastal esimest korda. Et siis võib isegi öelda, et tegelikult see aasta on juubeli aasta. 30 aastat siis väripurki käes hoidnud, jah. Okei, kuskilt netist nägin, et oli kirjas, et sa olid üks esimesi graffiti kunstnikke Eestis. Oled sa selle tiitliga nõus või? No mingis, jah, selles mõttes olen, et kui nüüd vaadata selles ajast tagasi, 95 aasta, mis meil oli, mobiiltelefone ei olnud, interneti praktiliselt ei olnud, et kaabeltelevisioonist Tartus sai vaadatud, seal Joe Raps MTV saade oli seal. Sealt oli siukese Ameerika värk ju näha, et ega esimesed joonistused, spreisid ka tegelikult praktiliselt poes ei olnudki. Colorworksi omad olid, need ei kattunud midagi. Et võib-olla esimest tööd üldse said tehtud tegelikult CD-trükki värvidega, mis kuivasid nädalaid. Need jäid ka kauaks peale või? Jäid täpselt nii kauaks peale, kui esimene siukene galerii koht oli meil siis Tartu kesklinnas. See, kus praegu on kohtumaja. Seal olid siis mingi nõukaaegsed varemed, et kessid kuni lõpuni, kuni see maja maha lammutati. Ja? Aga sa alustasid nagu üksi või oli mingi kruuvärk ka või? Ega siin ju üksiküritajad on küll, aga ikka leitakse endale mõttekaaslasi ja ikkagi mul olid siis kunstikooli kaaslas, kelle koos hakkasime tegema. Mark Lazarev, siukene Tartu hip-hop-klaab oli meie kruu siis nii-öelda, jah. Okei, ja teil oli nagu see hip-hop oli ka nagu teema, ütleme hip-hop kultuur üldiselt oli ka nagu teema või oli ainult nagu joonistamine? Tegelikult läbi selle hip-hop kultuuri tuligi, et kui vaatasime seda Joe Rap saadet, tüübid kuskil LA tänavatel, gangsta vennad koos, me olime siis nii-öelda need valged neegrid, jah. Et ka oli vaja lükata ikka lai riie selga ja sõrmed sõrmusid täis ja tegelikult selle juurde käiski see tänaval sodimine, breakdance, plaadi keerutamine. Sellega tegelikult tegelesime igapäevaselt nagu selle, jah. Aga kas sellel ajal mingid aerosoole üldse liikus Eestis 95-ndal?
No, Colorworksid olid jah, need oli tegelikult minu arust täna isegi poest äkki neid saada, jalgratas ja labidad olid peal seal. Aga nendega suurt midagi teha ei saanud, aga asja ees ära noh. Et kui tänaseid värve vaadata, siis noh, see ongi spetsiaalselt tehtud ju nii-öelda kunsti loomiseks, selle olemus, värvi olemus on hoopis teine kui tol ajal, aga tehtud sai, ei nurise. Aga kas 95. aastast on mõni töö kuskil seina peal alles ka või? Ja on küll. On? Okei. Aga mis see esimene töö oli? Õigemini mitte võib-olla 95. ei ole, 96, 97 sealt on küll. Esimene töö oli Your Raps, Ice-T, Gangster Rap. Ice-T sabloon, nii et kui enne oli küsimus, et või me ei ole küll jõudnud järgmise tutvumiseni, aga juba räägime, et kui täna räägime kunstist ja graffitist, siis siit oleks ka suur küsimus, aga kumb on kumb ja mis on mis. Me jõuame spetsiifika. Et siis võib öelda, et nii-öelda kui graffiti on niisugune sodimine ja kirjakeel ainult ja et sabloon kunsti täna öeldes, vot selle sabloonidega tehakse täna kunsti, siis meie esimene sabloon iga töö Ice-T oli Annelinna seina peal 95 hilissügis. Kuidas siis praegusel ajal sellest tööst möödud, kas kaarega või lähed vaatad, et... Oled uhke või? See Annelinna töö, see on ammu juba mingite eurorahadega renoveeritud majad. Okay. Aga tegelikult Aardla tänava garaasid ja boksid, seal küll tolleaegne üks tellimustöö lausa. Okei, jõuame vaadake, jah. Et teine on meil Medley, räägi ka endast, kus tuled ja kuidas see Maire ütles ja kuhu lähed? Kes sa oled, kus sa tuled? Tere, mina olen Medley. Alustasin aastal 97 ja ka Tartust, muide väga imelik kokkusaamine selles mõttes. Aga kui see mees vaatas MTV-d kõvasti, siis minu jaoks ikkagi nii-öelda generatsiooni võrra kohati nagu hilisem juhtum või niimoodi. Et oli katse loomulikult minul see räpi värk nagu väga mõjuv. Sinna juurde skatepargi teema juba oli teema. Ja siis otse loomulikult minu jaoks oli see wow-efekt juba, et kui mingisugune teadlikkus asjast tekkis, et hästi huvitav selline ajastu omapära oli see, et igasugu lugude nimesid ja bändi nimesid kirjutati seintel, et just nimelt Ice-T, et kui Pahho mõne sõbraga asja tegi, siis oli seal mingisugune grupp noormehi veel, kes seal mingit asja tegid. See oli nagu mingisugune mikrosamm nagu edasi millestki. Ja kuidas nemad kirjutasid ikka igasugu vahvaid laulunimesid seinale ja niimoodi. See oli nagu tänasel päeval nagu natukene nagu naljakas seda nagu tagasi mõelda, aga see tollel ajastu hetkel oli see oli jube äge, see oli nagu tõsiselt haarav. Ja aga millal see oma nime tegemine teil tuli või see on niisugune põhiteema graffitis või oli ikkagi tegid Ice-T nime ka mitu aastat? Et enda nime mingisuguseid pomme või asju, et kas see... Ja. Meil ongi siin must ja valge pommimistes, et kes rohkem nime levitab ja kes ei levita, mina panen tööd alla. Medlit ma näen linnas ka, et tal on väga palju tema nime on, nii et ma tean Medlit enne kui Medlit ennast. Väga. Okay. Aga sai neid bändi nimesid asju sinna pandud, et aga kas see on ka kunst juba või mis see bändi lihtsalt peale seina peale kirjutamine, mingi Ice-T, et kas see on kunst või on see midagi muud? Minu arust on see ka juba sama filosoofiline küsimus, et mis on graffiti, mis on tänavakunst. Et kui sa tõmbad joone seinale, et kas see on kunst, et kui me näeme, et on nagu sodimised seinte peal, siis kelle hinnangul see sodi on, et võib-olla see vend tegi omast arust kunsti, pidas ennast kunstnikuks. Et see on ka väga filosoofiline, et mis on mis, et ka tühi ruum müüakse seal kalli raha eest maha, et see on kunst, et see ühe täpi võib ka tegelikult öelda, et täna kunst, sest mina arvan, et see hinnang on võib-olla vaates ilmades. Aga kuidas sina seda näed isiklikult? Kuidas mina näen või? Mina näen seda võib-olla sellist nagu kunstniku arenguna. On need, kes arenevad ja need, kes ei arenegi seda edasi. Et ka meie ju alustasime, et ega me ei osanud midagi teha. Et põhimõtteliselt meie jaoks siis see soding olid bändi nimed
täna võib-olla noor, kes läheb, ta sodib lihtsalt sinna valge seina peale. Tal ei ole mingit sõnumit, aga ta katsetab oma seda värvi ja tegelikult nagu nii-öelda sigatseb seina peale. Mingit sihukest nagu väljundit seal viisakat ei ole ja me ütleme, et see on sodi. Noh, see ei ole isegi graffiti või noh, võib-olla on graffiti, aga pigem sihukene jama. Et jah, nii on, et meie jaoks see sodimine algas nimedega ja sealt edasi tegelikult sa noh, nii kui me võtame üldse graffiti, ütleme siis seda, graffiti ja tänakunsti arengut, et võib-olla graffiti on pigem sihuke tüpograafiline, sa alustad sellest, sa hakkad sinna juurde lisama mingisuguseid elemente ja lõpuks sellest saabki mingisugune suurem taiesene ja kuni selleni välja, et sa võib-olla arened selleni, et sa teed tohutult suuri pilte, mis ei ole enam mingisugune tekstiline asi, vaid sa teedki nagu maale. No, see on võib-olla see kunstniku areng, et sa kasvad ühest välja teiseks. No see on nagu minu hinnang, et mina olen ka sodinud. No. Mul on, ma ei tea, kas mul on nagu õigus, aga siuke tendents, Pärnus ei ole nagu palju tegijaid, aga selline on, et kas ongi suvaline sodimine ja ütleme see kõige esimene sodimine, siis on tühja maad, siis on nagu väga head tööd, et sellist püüdlikku keskklassi nagu tänavapildis, ma ei tea, Pärnu kontekst vähemalt näha ei ole, kas see on nagu kas seda võiks öelda, et on Eesti peal niimoodi või kuidas sa hindad? Või võib-olla ma üldse eksin? Melli võib-olla on rohkem siin Pärnus teinud ja näinud, et Mellil on võib-olla sükene selgem visioon sellest, mis Pärnus toimub. Me võime nagu üldiselt Eestist rääkida ka, et ma ei ole eriti Pärnust väljas käinud lihtsalt. Jah, et musaga saab nagu paremini hinnata seda, et siis see on nagu halba, keskpärast ja nagu väga head on ja. Aga tõesti, et see graffi poole pealt kas mul on üldse õigus? On hästi koledad ja hästi ilusad, et kus need vahepealsed on? Ja miks neid ei ole? Ei no, eks need vahepealsed on ju ka, et see ongi see, et kuidas hindad seda. Mõne jaoks on see üliilus, teise jaoks on sihukene keskpärane. Et nagu, kui prof vaatab, sa vaatab, et kurat, joonetõmme on sihukene nigel ja kurat, sihukene vinda-vända. Tavainimese jaoks võib-olla tundub see päris heal tasemel. Et noh, see ei oskagi öelda niimoodi, et ma arvan, et nagu kõik on nagu seina peal olemas. Okei. Aga kuidas endal on, kui te ringi liigute ja näete kellegi tehtud graffi, et on siukseid pilte ka, mida jääte nagu imetlema või mis nagu on just teiega jama, et ma teen ka vahepeal. Jaa, ma tahangi Medli sissejuhataja, et kui on ikka kehv pilt, siis tuleb üle teha. On ju Medli? No, nii ja naa. Ma tuleks tagasi siia Pärnu juurde selles mõttes, et kuna läbi põhimõtteliselt siin kohaliku mehe krüptikuga oleme siin neid tunneli joonistamise kõvasti teinud ja põhimõtteliselt saasta ilusaks tootnud. Et Pärnu on selles mõttes hästi huvitav koht võrreldes, ma ei tea, ma nagu Tartus ikka liigun ringi ja tegelikult Tallinnas ka. Pärnus on selline huvitav lugu, et tohutult pannakse markeriga seina peale tiipi. Kõik soditakse üle, mis on väga hea meil, otse loomulikult uus materjal kogu aeg tahab taastamist ja elustamist. Aga jõhkralt pannakse siin ikka tiipi. No lähed kuhu suvalisse tunnelisse ja võid ennast pooleks lugeda. Et kunst on kõrge, kunst on filosoofia. Samas mingil määral muidugi hakkab see pinda käima, kui see lihtsalt on üks vihikuserv kokku võttes. Ja siis, kui me räägime nüüd sellest just nimelt, et nagu oli see, et on nagu totaalne jama ja siis on väga ilus asi, siis, et kus see vahepealne on, et siis mingisugused tegelased siin linnas, võiks siis öelda siin linnas skenes siis või kuidas seda ilusti nimetada, skene on tegelikult natukene suurem sõna minu jaoks. Et mingid vennad on olemas, aga kui mingi mehe, mingi mõtet pisikest asja peab kalendriga mõõtma, siis ausalt öeldes, kui me teatud grupina nagu ka siin linnas tegutseme, siis me ei kipu väga selliseid kalendrimehi nagu juurde võtma, sest et kui me nagu üheaegselt ei jõua tulemuseni või samal päeval ei jõua tulemuseni, siis on nagu kokkuvõttes probleemne. Sa ütlesid kalendrimehi või? See tähendab siis mida? Seleta lahti. Ütleme niimoodi, kui sisematerjal on nii kehva, et pigem tõmbab ennast pilve ja tuiab niisama ja ajab mingisugust tarka oma arust ja siis me nutame taskusse, irvitame taskusse, et see vend ei jõua kuhugi, siis me ei viitsi talle rohkem võimalusi anda kokkuvõttes. See on üldiselt see moraal. Okei. Kas see kalendrimees on nagu peale tükiv või? Tead, siin on isegi see iroonia, et kohati nagu krüptikum heast südamest on üritanud mingit vendi juurde tõmmata ja neid julgustada ja elustada nagu asjast osa võtma, aga kui ikka ei oska ja ei taha, siis mis sa selle looma ikka piinad kokkuvõttes.
ja täiesti, ma saan aru sellest situatsioonist. kuidas te seinasid või ütleme neid põhjasid valite, kuhu te hakkate tegema nagu pilt, et on teil mingisugune eelistus või kuidas sellega on? Või ainult kiviseinasid teen, muid kuhugi midagi muud ei tee või kuidas teil selle asjaga on? Seinamaterjalist me räägime siis. Jah, et asukoht, millest ta tehtud on. Materjal, kõik need faktorid. Kokkuvõttes mina olen otseses mõttes jalad maa peal mees, et ma ei viitsi kuhugi ronida naljalt enam. Omal ajal on ronitud küll, enam ei viitsi. Ja kokkuvõttes ei ole nagu väga vahet, et olgu või suvaline plank, et paks värv seina kõigepealt ja siis et sinna peale mida tahad. Et seal ei ole nagu küsimust, et pigem ma olen mõned korrad elus joonistanud võrkaia värava peal, mis on selline tihedam, sisuliselt läbi paistav. Enam ei viitsi. Juba palju värvi läheb ja vahepeal siis ja kaaru, mis sa teed. No see jääb sealt näha ka või? Aga see on niisugune tihe võrkaja. Ja siis kaugemalt jääb näha suure tänu. Ja just nimelt, aga no üldiselt on see, et elus on ka muid hobisid õhku värvida. Meie sellist ei võta kinni, nii profi värki. See on väga peentöö tõesti, ma olen nõus. No kui mina räägin oma seinte valikust, siis kui selle 90-ndatel, 0-ndatel sai valitud pigem selle järgi, et kui on suke räämas sein. Mina, kes ma ise olen täna nagu muinsuskaitse kaastöötaja Muinsuskaitseametiga teen koostööd ja tegelikult väärtustan vägagi kultuuri, ütleme sükest arhitektuuripärandit, siis nagu mul on nagu valus vaadata, kui vana linnas kuskil on midagi soditud, et juba nii-öelda siis minu joonistamise lapsepõlvest saadik ma tegelikult olen ainult mingitele räpastele seintele teinud ja ikkagi selle järgi valiku, et anda sinna särtsu. Kui tänasest päevast rääkida, siis elukorraldus on nii palju muutunud, et tegema naljalt õhtul kuskil linna peal ei lähe, et ma teen ainult, leian heal juhul aega ainult tellimustöödeks, kus on juba seinad ette antud ja lahendan siis neid seinu. On nad siis iganes üksed värskelt värvitud kortermajad või mingid muud sükst tellimustööd, et väga niimoodi enam tavatänaval joonistamas ei käi. Mitte väga, vaid üldse ei käi. No siis tuleb bensiini oodata, siis saab uuesti käima hakata jälle. Siiba tööd tegema. No vaatame seda asja jah, et ega vist ei jäta seda tegevust. Oota, aga teeme siis selle, põgusalt puutusid selle asja selgeks, graffiti versus tänavakunst. On erinevusi või mis teema on sellega? No minu seisukoht on see, et kui me võtame üldse sükest seinte peale kujutamist, et kui me täna räägime sellest tänava mõistes graffitist ja tänavakunstist, siis see nii-öelda seintel kujutamise kunst on ju tegelikult juba 1000 aastaid vana. Kui võtame, ma ei tea, Prantsusmaal Cheveux koopamaalingud, mitukümmend 1000 aastat vanad, Pompei seinamaalingud, poliitilised mingid sõnumid, asjad. Et mis see siis oli? Oli ta graffiti või tänavakunst? Tollal lihtsalt ei olnudki sihukest terminit. Et kui me vaatame sihukest nagu graffiti sõna kui sellist, ma ei tea, tulnud sõnas graffito või kriipima, et tegelikult see sihukene, meie mõistes graffiti on tulnud ikkagi USA-st, et see on võib-olla nullindada, on võib-olla tulnud see mõiste juurde, kus on hakatud rääkima tänavakunstist, aga tegelikult ma arvan, et need, kes mingid uurimustöid on teinud, siis ei ole kindlat daatumit, et võt nüüd sellest hetkest tekkis tänavakunsti mõiste, et see on ikkagi kuidagi ajas siuke suhteline olnud, aga täna me lihtsalt kirjeldame, et võt, see on graffiti, see on tänavakunst, mõne inimese jaoks ei olegi vahet, tema jaoks kõik, mis on seinte peal, ongi kas graffiti, või see, kes nagu arvab, et võt, see kõik tänavakunst. Et seal on ka võib-olla need erinevad generatsioonid, ütleme koolkonnad, erinevad siuksed huvigrupid, kes siis kuidas nimetavad. Mina siin mõne huvigrupi mõistes olen vanakooli graffitimees, ükskõik kui ilusa pildi ma joonistan. Aga need, kes nullindatel ütlevad, et nemad on tänavakunstidega. Nimest nimeta, aga üldiselt, et sihukest nagu lahterdada ei saa ja see mõiste ongi see tänavakunst ja graffiti sihukene vaate silmades, kes kuidas nimetab. Üldiselt on jah, et graffiti on pigem sihuke tüpograafiline ja pigem sihuke ameerikalik asi ja tänavakunst on siis kõik need sabloonkunsti asjad, kõik see sigri-migri, mis tehakse nii-öelda siis, mida nimetatakse kunstiks. Suhteline.
mingid, ma ei tea, mingid karakterid ja kõik siuksed asjad ka siis sinna. No tegelikult ju ka kudumisgraffiti, noh, on ka, see siis on ju, või siis, ma ei tea. Kudumismustrid on ka graffitisid. No võt, või siis haljastus on ju. Ka nimetatakse graffitiks, et sa külvad midagi kuskile, kasvatad midagi nii-öelda illegaalselt sinna. No mitte ma ei mõtle kanepit, aga üldiselt nagu on. Et see graffiti mõiste on väga lai mõiste ja tänavakunst on siukene suhteline mõiste, ma ütleks. Okei, Medli, on sul midagi lisada? Mul on alati lisada liiga palju. Oi, jumal küll. Nii, vana hea graffiti ja tänavakunst. Vana hea. Ma ütleksin, hästi lihtne on seda kirjeldada hoopis tänases võtmes aastal 25. Et meil on mingisugune tohutu kunstikoolide toodang, kes tahavad ennast paremaks pidada ja siis teevad midagi väga paljud, see on tohutult laiali valguv ja juba kiiresti üritatakse ennast jube tähtsaks teha. Ja sealjuures nagu tihtilugu nagu täiesti õigustamatult. Et siiski see on jälle nii suhteline, et seda ei saa diplomiga mõõta, aga mõne koha pealt tuleks nagu austus välja teenida vastavalt oma oskustele ja tegevustele. Et siin ma kusjuures ei räägigi nii-öelda illegaali juttu, ma räägin lihtsalt üleüldiselt, et pigem on see, et mõnel on tohutult vaja ennast kiita üles tänavakunstikuks, et tunda ennast paremana ja üldse tunda ennast kellegina. Pigem nagu, näiteks ongi see, et mind isiklikult häiribki see, et tohutult on mingisuguseid diplomeeritud laune, ausalt. Et kes ei ole nagu mitte midagi väärt ja kes teevadki ainult mingid projekte. Ja selles mõttes on väga vahva, kui tuled koolist ja oskad ilusti projekti kirjutada, võib-olla kuskil on keegi sugulane ka ees, kes ütleb sulle jah, et davai, et 7-20 kilo nüüd tuleb, aine. Aga kuidagi samas on nagu keeruline seda asja nagu päris asjana võtta kohati. Aga jälle suhtumise küsimus on ju, et mina olen siin üldse, et mina oma identiteeti nagu näiteks ei seo selle kunstiasjaga üldse, sellepärast ma siin selle maskigagi olen. Päris soe on muide. Aga lihtsalt ongi nagu see, et kui mõni tänavakunstnik ongi see, et ta nimetab ennast tänavakunstnikuks, sellega nimetab ta ennast professionaaliks, siis isiklikult natukene nagu vist jälestan või niimoodi seda asja, et ostan oma värvid ise, sõidan. Ise tulin Tartust autoga siia järjekordselt ja tulen teen siin enda meelest vähemalt ilusat asja, oma raha eest kellegi käest midagi küsi. Ime, et üldse siia sattusin, see on ka nagu huvitav lugu oma ette. Aga erinevus ongi nagu selles, et kas sa nagu oled selline täitsa peast vabatahtlik või sa pead ennast tõesti selleks, kes nagu ilma mingisuguse paganama tšekita üldse nagu koduuksest välja ei astu. Ja me ei räägi siin juures isegi siis sellest toodangust mitte, mis tulemus nagu visuaalselt on, vaid me räägime nagu, mina räägin siis olemusest asjas, et see on nagu liiga äriks on läinud, olgem ausad. Tegelikult siin lisan veel, et me mõtleme seda, et tegelikult, et kui grafiitid saab nimetada siukseks underground asjaks ja siukseks väga salajaseks, siis ka ütleme tänavakunst ka festivalide mõistes on väga avalik. Tulebki see kunstnik, nimi X, Y seal majandavad, nad teevad avalikult, teevad tänavakunsti. Et see minust nagu tänavakunst, nagu meil ütles ka nendes projektide mõistes, et tänavakunst on väga hea reklaamikunst. Ehk siis rahad on paratamatult seal taga. Kui vend, kes pennab viimase raha endal värvi kannude peale, ostab seal 10 purki värvi ja läheb, teeb omast taskust selline pildi, siis ta on rohkem undergroundi vend, võib-olla grafiiti vend, aga ta võib teha täiesti tänavakunsti ilus asja. Aga tänavakunsti projektid pigem on juba, mitte alati, aga seda võib liigitada rohkem, et seda saab nagu ka müügiartiklina teha või sa teed mingisuguse reklaami või see nagu, ütleme, siukse alateadlik mõjutamine. Et muideks minu mina kui graffitimees 90-ndast, jah, et siis enne nullindad, ma mäletan 97-98, me tegime ühele suurele Eesti joogitootjale siis tellimustöö, kus me saime ka tegelikult raha, aga see ei olnud nagu tänavakunst. Me pidime siis seda toodet müüma, ehk siis seal oli projektile kirjutatud niimoodi, et koolide
mänguväljakute lähedusse tuli teha siis ühe joogibrändi nimi erinevates lahendustes. Et ka tegelikult me juba 90 lõpus hakkasime nii-öelda raha tegema sellega mingis mõttes, jah. No praegu on ikka vist väga-väga popp on ja kõik tellivad endale magamistuppa mingit pilti kuskile ust ära kaunistada, et ma lisaks võib-olla Medli jutule seda, et nagu hip-hop kultuuris näiteks räppimine on ka selline muusika stiil, kus sul ei ole mingit akadeemilist asja vaja vaata, et sul ei pea teadma tegelikult muusikateooriast midagi ja värki, et need mõlemad nagu tulevad samamoodi tänava teema ise õppimine, et seal hip-hop kultuuris on nagu see ise õppimine siuke on nagu au sees või seda hoitakse au sees graffitis samamoodi vaata. Siin ma sain aru, et siin akadeemilistega oli väike siuke mingit lehmaliha lõhna praegu õhus veits. Mul jäigi nagu arusaamatuks, kas õpetatakse siis akadeemiliselt nagu graffiti kunsti koolides või? Ei, Medli ei pidanud ka seda silmas, aga eks ju lõpetatakse erinevaid kõrgkoole või kunstikoole, et ka see on see diplomi mõte, ma saan aru. No selles mõttes küll, et jah, et lõpetatakse, aga tegelikult need sunftid või niinimetatud, ma ei tea, koolkond on jube vale öelda, aga sisuliselt ikkagi on see, et mingid mõttegrupid istuvad mehhanismis sees tegelikult ja oled osa sellest, siis sa juba saadki projekte asja ka tegelikult, et et see onupojakas on seal sees, aga ongi see, et kadeda õela väiklase grafiitimehe vaatenurgas siis, et väga hea. Nagu me kõik. Jaa, me kõik oleme kadedad õelad grafiitimehed siin. Et siin ei ole, ma ei räägi isegi mingisugusest kadedusest või mingisugusest õigustundest. See natuke nagu mingi võistluslikkust ka sul sees, ma nagu tunnen. Siuke competition, Tavai, ma teen paremini teist. Olekseni, see oleks jumala äge. Aga pigem ongi nagu see, et mingisugused tõesti tühised olendid hakkavad midagi keevitama ja neid on kusjuures jube palju tekkinud. Et ma võib-olla viisakusest jätan mingisugused niinimetatud organisatsiooni nimetamata, aga ütlen niimoodi, et kombitsad on, põhimõtteliselt ongi see, et mine kõrgemasse kunstikooli ja ole õigetega sõber ja sa oledki juba tänava kunstnik nagu valmis. Väga hea, mina olen seal õppinud ja õppejõud. Oota, sa alustasid 95 on ja midagi, 97 ütlesid on ja? Yes. Te alustasite nagu eraldi seisvates kohtades või kuidas teie teekonnad ristusid? Tegite kindlasti üksteise töid üle, vaata. Mina nägin Medli tähegi ikkagi linna peal. Ma nägin kõigepealt ikkagi tema nime ja siis nägin tema nägu. Kunagi hiljem. Ma isegi ei mäleta täpselt, aga selles mõttes jah, me oleme nagu, ma ütleks, et selle valdkonna, selle skeene head sõbrad. Tegelikult võib nii öelda, me igapäevaselt suhtle, aga respektin väga, mida Medlil teeb ja nagu ajame ühte asju, ütleme nii. Siin juures on huvitav see, et me ei ole siiamaani koos joonistanud. Ei ole. Aga vist on aruteluks olnud, jah. Aga tõepoolest ei ole. See on pigem see, et siis kui... See on nagu hästi lihtne, mul on tegelikult praegu mingisugune analoogia olemas, et kuskil mingisugune, isegi mitte üks tatikas, vaid mingi tatikakari tekib, kes tahavad tähelepanu saada, siis sa ei viitsigi isegi mõelda, sa ei viitsi vastata, kui keegi isegi kontakteerub ja ega ma tegelikult Bachi nagu väga nagu niimoodi taga ei ajanud. See oli nagu päris palju aastaid hiljem, kui ma midagi üritasin kusjuures suhelda, aga siis olid just nagu nii tal mingisugused muud eluasjad ka kõvasti peal, aga ongi see, et me ei ole koos mitte midagi teinud, me ei ole üksteise peale midagi ka teinud. Et kuidagi väga veider paralleel oma, aga samas ongi see, et ma ütlen, et kuigi see nii-öelda stardi erinevus on tegelikult ainult paar aastat, siis meile, mina näen seda totaalselt generatsioonide erinevusena. Lihtsalt nii on. See 90-ndate keskpaik, see paar aastat, ütleme nullindateni, kui ta nii-öelda siis muutus juba siukseks nagu iga päev nägid kuskil mingit sodi ja ühiskond tegelikult hakkas seda nagu halvaks panema. Aga see paar aastat, kui see hüppeliselt nagu tuli, ma ei tea, tõenäoliselt oligi interneti levikuga ja kuidagi keegi juba ees tegi ja hakkas seda uued tegema. Et see oli nagu, see paar aastat oli tõenäoliselt nagu oligi nagu generatsioonide hüpe nagu. Et sealt nagu, kui meie olime, ma ei tea, mis ma seal
mis ma seal olin, 18, 19 on ju, siis see generatsiooni hüppe tuli juba sellest, et seal 10-12 aastased hakkasid ju ka tegema. Noh, ja sealt tekibki see vahe nagu võib-olla. No mitte, et Medliga me oleme suhteliselt, ma ei tea, mingi vahe on, aga see paar aastat tegelikult oli niisugune väga suur nagu hüpe nagu üldse. Aga kas mingi kattuvus oli selle hip-hop asjaga, mis Eestis hip-hop kultuuriga, Tarabapeod Pärnus, kas olite kuidagi sellest teemas ka sees või? Võin. Kui enne oli jutuks sellest just, et Pärnu tegijad ja Pärnu see tase on, siis see 90-ndatel see oli kuidagi niimoodi, et noh, ega siis seda kontakti nagu ei olnud ju igapäevaselt. Noh, mingit internetti ei olnud, et sa mõtled, ma ei tea, chati lahti ja ütled, kuule, meil täna pidu on. Et Tallinna ajas oma rida, Tartu ajas oma rida ja Pärnu ajas oma rida. Meie Tartus olime pigem nagu riietusele orienteeritud just selle MTV mõjutustega. Ja niisugune, ma ei tea, Nodi Baneitse ja mingid asjad, niisugused ikka gängstavärk selline. Natuke liiga suured. Meie lükkasime ikkagi seda riietumist üle võlli. Siis olid Dancing Machine poisid tegid break-tantsu ja mängisime ise plaate, tegime oma pidusid illusioonis. Ja joonistasime, siis Pärnu rõhk oli pigem muusikal. Ja just Taraba poisid vedasid just seda muusikateemat. Kapp Killa, mis oli Mai keskuses seal mitu korda. Muideks Tartus tehtud plakatid olid seal ja me tegime mingid suured bännerid sinna ja et meie käisime siis tartlastena siin Pärnus peolena. Käisime, siis me tegime küll illegaalselt mingi silla remont oli ikka sodisime selle silla peal kõik täis. Isegi lehte jõudis ja mingid liiklusmärgid olid seal täis joonistatud mingeid asju. Aga jah, pärnakad on rohkem muusikale rõhku pannud. Meie panim pigem välimusel. Noh, kunstikooli vennad ka vaja oli ennast näidata ja edevuse laatene. Ja Tallinna siis ka tegelikult nagu kõiki neid. On teil oma mingi stiil, kindel stiil ka, kuidas te oma seda neid töid nagu või oma seda tehnikat, kuidas te seda kirjeldaksite? Kirjeldada on natukene keeruline, aga pigem on see, et igaühel kujuneb oma käekiri. Pigem. Noh, põhimõtteliselt on see, et omad võtted, kuidas sa midagi kujutad ja kujundad. Et kui me räägime nagu erinevad mingi bubble style ja wild style ja nii edasi, otse loomulikult omal ajal on kõvasti üritatud nii ja naabidi, aga see ongi see, et sa leiad selle oma tegelikult, sest et no vähemalt kui sul selline aastate kogus kukil on, siis sa teed seda, mis sulle meeldib ikkagi ja sa teed seda, mis sulle meeldib ja sa üritad seda teha hästi ja võib-olla sellega kuhugi edasi liikuda arendades, aga jah, on küll oma stiil. Äratuntav oma stiil on. Oskad sa kirjeldada ka seda niimoodi sõnadega või? Et mida sa kindlalt kasutad näiteks ja mida sa kindlalt ei kasuta? Värvid läbivad või? Pigem on see, et mulle meeldivad mingil määral kontrastid versus hajud. Et ehk siis kokkuvõttes mingisugused varjud, mulle tohutult meeldivad tohutu kontrasti servas. Et ma enda tehnilist poolt, sest et see värvipurgi kasutamise oskus on mul selline pehmelt öeldes tubli üldiselt ringi vaadates võrreldes. Et siis on nagu omad töövõtted seoses sellega ja noh, ongi see, et mulle meeldivad mingisugused rõhtsad jooned näiteks ja mingisugune voolavus. Samas on see, et mida ma ei tee, ma tõesti ei viitsi realismiga tegeleda ja ongi see, et see on see algusest peale üks selline vana aja grafiiti truuhead ja asi, et mina ei kopeeri. Ma tõesti. See on nii au asi, et ma vist lähen enne auda, kui ma hakkan midagi üritama järgi joonistada. Tegelikult ka. Sa ütleme, kui sa teed mingit tööd, ütleme sellist mitte tellimustööd, siis lähed kavandiga või ilma või kuidas see on? Ma peaaegu ei tee tellimustööd. See on nagu, ma olen vist reaalselt raha saanud võib-olla 5 korral. 5 korral? Umbes. See on suht vähe, on ju? See on niimoodi, et enam-vähem lükatakse raha sahtlisse juba. Okay. Aga ma ise olen selline freestyle'i mees. Improga peale ühesõnaga, jah? Üsnagi, et aeg-ajalt ma nagu natukene katsun paberit, kui ma üritan mingid erinevad mõtted koondada. See paber ei tule minuga kaasa naljalt. Et see on lihtsalt see, et ma nagu mingi abivahendiga natukene vaatan iseenda mõtetele otsa ja kõik. Ja noh, ma ei aja seda kavandi hästi nii väga taga, et see pole oluline. Pigem on see, et mul on oluline see, et mul on tohutu kogus erinevaid toone kaasas, millega ma saan töötada.
ja sõna töötada siin juures on otsene, sest et ma nagu päriselt genereerin ja ka improviseerin koha peal töötavaid lahendusi ja ma nagu ei anna enne alla, kui see asi töötab, noh. Ja nii lihtne ongi. Aga see plaan tekib seina ääres või juba varem või kuidas see protsess käib ajus? Noh, kuna mul isiklikult on üldiselt laias laastus 2 sorti asja, mis ma teen, et kas ma teen seda enda nime tähegraafi, millel on ka variatsioone, kuna ma kasutan paari aliast, aga noh, käekirjast alati tunneb sama asja ära. Või siis, kuna mul selline kalastushaigus natukene on ja ma ei ole kordagi Pärnu eest midagi püüdnud veel, et siis ma avastasin, et kalu on juba äge joonistada. Need on mul ka oma stiiliga väga ära tuntavad. Aga et noh, üldiselt on sellised laias laastus 2 asja teen. Okei. Ja et mul mingi visioon on tavaliselt, kui ma seina äärde lähen. Või siis on see, et ma vaatan seda seina ja vaatan, mis sinna nagu paremini sobituks. Sest et noh, lihtsalt nii-öelda naelaga mingi suvaline asi sinna seina raiuda, siis ei pruugi sellega koos üldse hingama hakata. Aga mis asju sa veel, ma ei tea, digitaalselt teed sa mingit ainult seinte peale või mis tehnikaid või asju sa veel teed? Ma ei tea, maalid, mis iganes siin alla käib, teed sa mingit kunstilisi väljundeid? Ma olen nii analoogmees, et ma ei tea, mis see sõna digitaalne isegi on. Okei, väga hea. Et mingisuguseid, ma ei tea, Facebook event bannereid sa ei tee kuskile, jah? Ei. Mis see Facebook on? Ja okei, unusta ära. No minul, ma siin kuulan Medlit ja tegelikult saan aru, et me oleme Medliga ühest küljest nagu see, mis meid väga seob, on see, et me ajame ühte asja ja tahame, et see asi, mis on tänaval mõjuks, oleks äge ja nagu kõnetaks. Aga kui rääkida sellest stiilide erinevusest, ütleme käekirja erinevusest, siis nii nagu me kirjutame paberi peale, siis absoluutselt kõigil on ju erinev käekiri. Sa võid matkida seda käekirja, sa võid enam-vähem teha järgi ka. Täpselt sama tegelikult joonistamisega. Seal ei ole vahet, kas sa võtad selle väikse pliiatsiga, teed seal paarisendist kirja või sa teed seal poolemeetrist kirja. Et see tegelikult see käekiri on nii ära tuntav. Et noh, tegelikult on ka ju spetsialiseerunud meil vist mitte, aga politseiüksust, kes käekirja järgi tuvastavad, kelle tehtud asjad on. Noh, meil ei ole see võib-olla nii hull. Aga et kõigil on oma käekiri ja kõigil kujuneb välja oma stiil ilmselgelt. Need, kes pikemalt teevad. Noh, mina jälle vastupidiselt mina tunnen, et minul sihukest skilli ja oskust ei ole kui Medlin, et see joone tõmme ja see täpsus ja see selle perfektsionismi taga ajamine just selles joone tõmmes. Et mina olen pigem, kuna ma tunnen, et see ei ole nagu, noh, kas ma ei oska või ma ei ole pigem seda teed läinud, mina pigem olen läinud seda teed, et ma just teen siukseid suuri fotorealistlikke pilte, mida Medli võib-olla siin ütles, et tema pigem ei teeks. Et minul on jälle see, et ma nagu püüan suurelt teha siis selle väikse pildi peal oleva, ma ei tea, naise näo või mingi asja, teha nii-öelda vaba käega, nii nagu pliiatsiga joonistad seal, ma ei tea, A3 peal, siis mulle meeldib teha spreiga sihukest vaba käega fotorealistliku poolt ja mustvalget siis. Noh, see on nagu minu sihukene välja kujunenud stiil. Aga eks ma alustasin ka mingist tekstilist asjast, noh, täna võite seal tänava peal vaadata, kus on Wunderi see reklaam, no üsna kiilkiri on, ei saa öelda, et väga kalligraafiline ja väga äge on, et ma ise näiteks, mulle ei meeldi mõnda tekstid, mida ma kirjutan, noh, sellepärast ma ka seda ei arenda. Teen seda, mis mulle nagu paremini klapib. Aga sa teed ju, sul on veel mingid kunstilisi väljundeid, ma ei tea, sa teed lõuenditele asju, et seal no, seda... jah, tegelikult ju kui me tegime seda tänavakunsti 25 suurt ülevaate näitust, meil oli seal vist 75 kunstnikku ja 150 tööd, noh, Eesti tänavakunsti siis sükest ülevaate näitust, siis seal, ega siis üldiselt on niimoodi kunstnik, ta ei tee ainult tänaval, kas siis on sketchbookid, kus ta sodib ja jäävadki nii-öelda nagu luuletused saatlisse kirjutatud, või ta siis teeb ka sihukest nii-öelda ateljee kunsti, noh, ma ei tea, lihtsalt mingid skulptuure asju, ütleme siis nagu väikses formaadis. Ja seal oli väga palju ka tegelikult väikses formaadis töid, et sa ei too galeriisse sisse seda suurt seinamaalingut, aga tänav kunstnike siis sihukene, noh, nii-öelda siis tagatuppa minek oli ka, et seal oli päris huvitavad asju. Mina olen enda jaoks leidnud aerograafi, mingisugune aeg, ma ei tea, 2010 võib-olla või midagi sihukest tegin aerograafiga. Et ka täna siin Munderis on
mõned tööd mul väljas, mis on aerograafi ja sabloontehnika ja pintsli ja sprei pritsmetega siukene nagu mixed meedia, et kokku pandud mitmest asjast, lihtsalt siukest eri tehnikad ja kui sa valdad neid kõiki, siis sa saadki mixida. Mis asi on aerograaf? Aerograaf on selline nagu väike värvipüstol, aga ta on pastaka suurune umbes ja sa saad sellega joonistada vildika jämedust joont, ütleme siukest paarist millimeetrist kuni, ma ei tea, poole sentimeetrist aju põhimõtteliselt. Tsiklikiiurid, tsiklite joonistused, autokapotid minu siis lõuende peal. Okay. Sa teed tellimustöid ka ennem sa mainisid. Jah, see oligi see, et kui medli pigem on siukene tõsine street artist, siis mina olen läinud jälle kuidagi maru kommertsiks, et kuna mul ei ole väga palju aega, maha müünd ennast. siis ma käin ja teen enamasti tellimustöid ja ma ei tea, millal ma viimati tegin lihtsalt vabast ajast, võtsin ja läksin joonistasin midagi. Pigem on see olnud võib-olla lõuende peale mingi väiksem formaat, aga ma ütlen, et viimased aastad on nii, et kui on mingi kunstinäitus kuskil tulemas, et pead ka töö esitama, siis ma ei tea, 2 päeva enne hakkan kiirelt tegema, et mingi uue töö peaks tegema. Et lihtsalt see muu elu on nii kukil kogu aeg, et pole lihtsalt aega teha. Vana rasva pealt. Aga kuidas siis tellimustöödele, kuidas seal, ma ei tea, lähtud või palju sulle vabadust antakse või kuidas see süsteem on? Võt seal ma olen küll hoidnud seda joont võib-olla nagu medli, et ma lähen ja teen ja vaatan, mis tunne peale tuleb. Et mulle ei meeldi teha kavandit ette, siis ma olen kliendile öelnud, et aga mine telli siis reklaamifirmas Kleeps. Sind siis usaldatakse nii palju või et ma hoian enda vabadus sellega, et ma ütlen, et anna mulle märksõnad, anna mulle, mis toone sa tahad näha, anna mulle mingid märksõnad, mis selle pildiga peaks seonduma ja ma võin mingisuguse skemaatilise asja teha, aga mulle meeldib ka koha peal, et mul on värvid kaasas ja siis ma hakkan tegema, siia peaks selle peal, siia peaks selle peal ja see annab selle loomingulise vabaduse. Medlil on võib-olla seda kogu aeg rohkem, mina püüan ennast jõuga hoida selles vabaduses. Selles niimoodi lähtudes palju siis nagu öeldakse ei, et me tahame kavandit näha, on siis... On küll ja üldiselt need kliendid on siuksed, et siis ta tuleb seina juurde ka ütleb, ei, ära nii tee, ma tahan ikka nii ja siis ma katsun eos vältida siukseid tegelinskid. Filter on ees. Jah, ja alati ka raha ei kõneta sel juhul. Olete te muidu nagu kiired joonistajad või läheb teil just kaua aega või kuidas sellega on? Või oleneb see tööst või? No oleneb see otse loomulikult tööst, aga meil on mingi viimastel aastatel oma mingisugune grupp välja kujunenud, millega me siis üle Eesti kipume joonistama. Võrreldes teistega ma olen kiire ja siis on üks vana hea sõber, kellega sattusin, vist oli eelmisel aastal alguse poole koos joonistama Tallinnas ja siis ma olin täis pidur. Kuigi enda meelest nagu ei ole aeglane poiss, aga kuskilt kivi alt tuleb mingisugune vanakooli vend välja, kes teeb ülihea asja ja teeb seda nii kiiresti, et siis on endal nagu selline inva tunne küll natukene. Aga mina jälle ei saa sellest aru, kuigi see sama vana sõber omal aga tegi nii, jõudis mitu päeva ühte tööd teha. Ma ei saa aru sellest. Et lihtsalt, et tee pilt ka ära, mine minema, unustatud on ju. Aga kuidas seda asja nagu nii pikalt menetleda saab? Võib-olla mõni saab. Saab. Okei. Musa maailmas on teada, et vanad otsivad 3 päeva, otsivad soolotrummi, sneeri, hi-hati häält, soundi nagu. Või paar nädalat. Jah, et on igasuguseid. On igast äärmusi. Tegelikult tahtsin Vahi koos küsida selle tellimustööde kohta, et on sul mingid absurdseid näiteid, mida on küsitud või tahetud või nagu ja või midagi, või mis sa teinud juba oled, midagi naljakat või midagi. Kui ma aerograafiga teen erinevate pindade peale, kiivrid, autosid, tsiklid, siis üks tellimustöö oli jalgratas. Põhimõtteliselt nagu see võistlusjalgratas, kas ta on Itaalia firma vist on see Pinarello või? Ja mingi siukene eriti kerge raamiga ja siukene üüberkallis bränd. Tüüp tahtis, et ma selle mingisuguse suvalise vuffel jalgratta peale teeks selle Pinarello
logo ja disainiks selle selliseks, nagu see siis nii-öelda tippklassi ratas välja näeb. See oli üks niisugune naljakas tellimus. Aga ma tegin selle, jah. Meeldib, kuidas meeldib suuremaid töid teha või nagu mõõdult või just väiksemaid? Et kumba rohkem meeldib teha? See on hästi huvitav. Ma mäletan, et omal ajal, et mingisugune Tallinna poolt inimestele käis jubedalt pinda, et miks nad Tartus alati neid 2x3 meetrit suurusega asju teevad. Sest meil üks selline tüüpiline joonistamiskoht oli selliste betoonaed põhimõtteliselt, selliste 2x3 meetrit plaatidega ja see kujunes standardiks. Ja siis oligi see, et siis kohati pidid nagu ennast ikka täitsa katki nikerdama, et mingisuguseid sõlmi teha, sest see pind oli tegelikult suhteliselt väike, kui see mingit kohta pead tegema. Ja omal ajal oli see nii, aga tänasel päeval ma nii väikest, kuidas ma ütlen, poolikut tööd ei viitsi teha, et võiks poole laiem olla. Ja et siis on nagu, vanemaks saanud ja iseenda suhtes ka nõudlikumaks muutunud, et taustal on ka päris oluline roll tänasel päeval, et ei ole ainult see, et tee oma pläust ära, mis iganes see on ja kõik on ja et mul tohutult kõrgusesse ei meeldi minna. Ütleme niimoodi, et kui asi on kõrgem kui 4 meetrit, siis läheb nagu natuke totraks juba. Pead ikka tõsiselt vaeva nägema selle tipuga. Aga laius, ma ei tea, et ma olen mingi päevavalges ka mingisugust paganama üle 10 meetri lai illegaal oli see, mis ma tegin, et mingi raudteelane tuli mu ka vähem mölisema, aga siis ma nagu tegin talle selgeks, et ma ei saada vene keelest aru. Ja siis ta rohkem elas ennast välja ja ta ka nagu ei osanud midagi, et läks minema, tegin oma asja lõpuni, aga et sellised suured asjad on iseenesest vahvad muidugi. Aga võtad aega ka muidugi. Aga pigem on see, et ma ütleks, et ma pigem nagu teen suuremalt, mõistuse piires suuremalt, aga mingisuguseid mikroobe enam ei viitsi nagu teha, et 2x3 meetrit kõlab peaaegu nagu lõuend juba. Mina olen lõuende meheks jäänud. Et mul lihtsalt võibolla ajaliselt, eks ma teen suuri pilte ka, kas ma ei tea, mingid siukseid 5-kordsete majade otsaseinu, et siukseid suuri pilte saab teha ka. Aga just selle mõõdistamine, see, et proportsioonid paigas oleks, sai, ma ei tea, 3-meetrisele kõrgusele hüppad, aga sa ei saa mingit kvaliteedi sealt, et ikkagi see siukene 2,5 või redele kõrgus on see, kus sa saad nagu nii-öelda jalad maas teha, et just see ajaline faktor ka, et kui sa ikkagi mingit suurt seinamaanik teed, siis suur küll, aga aega läheb ka teistpidi, et jah, kui sa teed siukest nagu landscape'is ja asja, siis põhimõtteliselt pole küsitav, kui pikka teed, aga ikkagi selle mahuga tuleb ikkagi aeg ka mängu, et ja kui on kruu, punt kaasas, siis tegelikult töö läheb kiiremini minu arust. Aga ma üldiselt jah, et kui tulla selle, et kui suuri pilte ma teen, siis ma teen erineva suurusega, aga ma sõltub tellimast tööst. Aga küsin hoopis mina siia juurde. Näiteks Nõo kooli sein. Kas sa projektoriga näitasid sinna, mitte et ma täpselt mäletaks, mis seal oli, aga ma olen seal autoga sinna seina äärde kogemata sattunud ja niimoodi. Ikka oli Nõo, jah. Sa mõtled seda spordijoonet? Või spordijoone, jah. Spordijoone oli üldse Pallasega siis tänakunstiprojekt. Eesti Vabariik 100 raames siis Nõo vald tahtis sinna, et joonistatakse. Siis tegime tudengitega siis valikaine kursse. Ja tegelikult seal olid tõstukid, projektorid, rullivärvid, kõik siuksed asjad. Ehk siis projektor oli see, mida ma tahtsingi teada. Üldjuhul ikkagi jah, et kui me võtame maailma mastaabis, et vennad tulevad öösel traksidega, lasevad ennast sinna seina peale ja teevad täiesti proportsionaalse pildi sinna, nagu kõik on vinks-vonks, siis meil ikkagi ta käib, ma julgen öelda, et kõik, kes suuri seinamalik teevad, siis nad enamasti kasutavad projektorit. Saab teha ka ilma projektorita, aga lihtsalt see ajakulu nii totaalselt erinev. See ilma siis tähendab, et teed mingi joone ära, siis pead 30 meetrit kuhugi eemale kõndima ja siis vaatama, et kuidas see joon jookseb või? Nagu suurte piltide joonistamist rääkida, et siis seal on nagu erinevad võimalused, kuidas peale märkida. Üks ongi projektor, et sa paned kontuurid paika, saad selle, aga projektoril on piirangud, et sul ei ole elektrit vaja või toidet. Sul on seda distantsi vaja, kus teha.
Siis on variant, et tehakse kavandi peale siis võrgustik ja ka seina peale siis see võrgustik. Ja siis sa nende spotide järgi nagu märgid need proportsioonid peale. Või siis tehakse sellised, et sa sodid selle seina täis erinevaid siukseid märke ja paned selle arvuti siis kavandiga üksteise peale ja siis sa näed selle sodi koha nagu, võt selle sodi koha peal on täpselt see, ma ei tea, nina täppne, nina algab siit. Et seal on nagu erinevad võimalused, kuidas seinte peale märgitakse. Seda, et sa lähed lihtsalt seina peale ja teed selle ära nagu, see peab olema ikkagi väga, väga andekas vend, kes nii teeb. Sa tegid ju seda Eesti Hip-Hop Festivali graffi ka, on ju? Mingi mitu korda. See on Tartus siis Võru Kastel nurk. Ja. Esimene pilt tekkis sinna 96 suvel Laasareviga, suve öö mingi. Olime Laasareviga suhteliselt kännis, viski joomist, jääme viskit paberkotist, nii nagu ikka gängstameestele pidi kohane. Ja mõtlesime ööselt lähme ikka linna peale, sodime kaares. Ja siis läksime see tänava nurk ja meil ette me tegime sinna siis THHC ehk siis Tartu Hip-Hop Club ja aastaid hiljem hakkas seal olema siis Hip-Hop Festivali, nimetame reklaamiks. Ma ei tea, palju tehti 15-16 aastat vist, mina tegin 13 aastat sinna. Aga seal olid erinevad, Sänk tegi ühe korra ja Tallinnas poisid tegid. Ja... Nüüd seda seina enam ei ole või? Jah, ehitaja arendus, mis peale tuli sinna, siis tegelikult arendaja respekt, tavaliselt ehitajad ei salli sihukest teemat. Yeah. Aga kuna Tartu vennad siis ütlesid, et sul on võimalik tulla sealt võtta neid tükke, kui sa tahad või midagi või pildistada seda lammutamist, siis ma Mölsi jaoks korjasin sealt nii nagu Berliini müüri ja siis krohvitükid, korjasin kastida ja neid, et ta saab Hip-Hop Festivalil need panna oksjonile või müüki. Nii et seal on nagu, ütleme siis 15 kihti seinamaalingut ja 15 kihti krunti, nii et seal on 30 kihti värvi peal, nii et ütleme siis Pallase konserveerimisosakonna seinamaalingute konserveerimistudengid tegelikult saaks sealt siis sondaase teha, et nad saaks sealt 30 eri kihti välja. Ennem rääkisime siin muinsuskaitsest natukene, et millal võiks mõni graffiteos muinsuskaitse alla minna? Või kas üldse on siuke asi võimalik? Tallinnas vist seal Telliskivis ju ka midagi tehti, selle Lõnguse üks töö vist säilitati. Seda mäletan küll, et seal või siis lõigati välja või midagi lõigati välja. Et kas just muinsuskaitsel, aga selles mõttes, kui võtame, et tänavakunst, ütleme siis joonistame seintel on täna tegelikult täiesti üks kunstivaldkondadest. Siis ma üldse imestad, kui võetakse kuskil midagi nagu kaitse all, aga ma arvan, et see on siuke... need samad koopad seal Prantsusmaal, need on kaitse all, et see selles suhtes. Et ma arvan, et me täna sinna vist veel ei jõua, et ta nii nagu väärtuslik nüüd ka ei ole. Täna kunst on kadukunst nii, et... Aga kuidas nende töödega on, et kas ta on rohkem siuke soolo nokitsemine või teete te nagu mingi kahekesi, kolmekesi ka mingit ühte teost või kuidas selle asjaga on? Sõltuvalt teosest siiski. Et see on totaalselt suhteline, et siin põhimõtteliselt sellega ongi kõik vastatud juba. Need erinevad stiilid, nagu igal vanal oma stiil, et kui kolmekesi näiteks teha ühte mingit teost, siis tulevad iga oma see käekiri tuleb välja, et kuidas nende asjadega omavahel sobitamistega Pigem, et saab ka mitmekesi ühte asja teha. Küsimus ongi nagu selles, et kes mida teeb. Aga kuidas see jagamine on või kuidas see käib? Läbirääkimiste küsimus. Te pole teinud niimoodi? Selles mõttes, et mul hästi lihtne näide, et üldiselt mina ja Krüptik kipume tegema meie nendel koostööasjadel taustasid. Kellel mis idee tuleb ja siis ongi näiteks see, et mitu korda on öelnud Krüptikule, et tee palun neid asju sinna, sinul tuleb see välja. Hästi lihtne ongi, tema on harjutanud mingeid asju, mina olen harjutanud mingeid asju ja see ongi täpselt niimoodi. Küsimus on rohkem sellest, kui koostöövõimekad inimesed on ja kui palju keegi kellegi mingisuguseid oskusi või eelduseid või soodumusi teab. Aga kuidas graffi maailmas sellega lood on? Millega? Selle koostöö ja kõige selle või tahetakse koostööd teha või kes kellega kui hästi läbi saab, kes keda kuidas hindab, et see on täiesti personaalne jälle, et aga kuidas selle mitte koostööga on ületegemine, on teil kokkupuuteid mingid, kellegi töö üle teha? Kus need punased jooned on teile? Kas oled
teinud või on keegi teinud tülinorimise eesmärgil? Sikaks. on see kummad pidi siis? Jah. Mõlemad pidi. Aga minu meelest hoopis selline, ma pole seda mitte kunagi mitte kuskil öelnud, aga oli täpselt see, et ma kunagi paar kuud töötasin Soomes. Ja see oli nagu hästi äge aeg, et ma põhimõtteliselt kogu oma vaba aja elasin seal legaalsetel pindadel Helsingi areas. Greater Helsingi arena, kuna seal oli ka igasugu Vantas ja igal pool on neid pindasid seal. Ja siis mingisugune tüüp, kes oli minust vanem, mingi ilmselgelt oli jubed täis, nägi välja nagu selline tüüpiline prison bitch from 90s rap movie. Tuli jäuras midagi nii ja näa, et umbes, et kas sa seda ja seda tead umbes, et ma umbes olen nendega koos joonistanud, kuidas silmas mingid Eesti tegelasi. Ja ütlesin, et jah, ma tean. Ma väga ei viitsinud rääkida sellest, sest et mis sa ikka homodest räägid nii kõvasti. Ja see vend vist tõmbas traati. Ja siis juhtus see, et sa joonistan edasi ja see tüüp 50 meetri kaugusel üle platsi lõõgub, et umbes, et this dude is whack. Et mida ma silmas pean? Et konkreetselt mingisugune, no ma ei hakka nimesid nimetama, kellele tõenäoliselt helistati, ajas mingit kelvast ja siis mingisugune vend Soomes konkreetselt hakkas endast midagi arvama, otse loomulikult suure distantsi pealt, et ta ei tahtnud minuga laskuda dialoogi, aga saate ära küll, et suht selline bitch move nagu kokku võttes. Esimest korda ma seda üldse ütlen kuskil välja, aga nii on. Aga see on tüüpiline, et mingite vendadega nõõrumisega on lihtsalt, et see hale oli niipidi kokku võttes. Ma isegi ei ütleks, et see nii väga mingisugune nõmetsemine oli, see oli nagu hale. Et tegelikult ka või? Et üllatusi jagub, aga elu ongi huvitav. Ületegemine sõltub ka tegelikult asukohast. Et kui sul on kuskil mingi, jällegi ma räägin mingist tellimustööst, kui on mingisugune avaliku kohtu mingisugune pilt tehtud, siis üldjuhul seda üle ei sodita. Aga on mingisugust, ma ei tea, raudteääred, Tartus on seal see Maxima taga, see siuke tööstusseinad või see aed jookseb. See on siukene nagu katsetamise või proovimise või uuesti joonistamise sein, et seda tehakse sinna kogu aeg tekib midagi uut peale. Et kui vanasti nii-öelda siis igasugust teadusartikli kirjutasid, et jah, et nagu USAs on see, et toide pilte, siis algajate pilte joonistatakse üle, aga kingid, kes on nagu hästi teinud, neid üle joonistada. Siis Eestis see ei ole kunagi pädend. Sul võib olla üliäge pilt seal, üliprofessionaalselt tehtud ja siis mingi sõna otseses, mingi M on tulnud lihtsalt teinud sinna kuradi mingi vallose peale, mingi punase aerosooliga. See on nagu, Eestis on see pigem on siukene ütleme kunstiku vastu vandalism, aga siukest ülejoonistamist, Tartus kasvõi võtta silla alused, see on nagu iga aasta seal kogu aeg nagu vahetuvad pildid. Et, aga samas minu festivali sein, mis on ka ju tänavapildis sein, ma ei tea, nüüd viimasel aastal vist oli sinna midagi peale soditud, aga sinna ei tekkinud midagi peale, sest see oli kogu aeg kuidagi, ma ei saa öelda, et see mingi respektist hoitud sein on, aga lihtsalt sinna ei tehtud. Aga samas silla alused ja need tööstusseinad või raudteääred, sinna kogu aeg, see nagu elab see sein, et sinna kogu aeg tuleb midagi peale. Et see on võib-olla üks teema ja see, kui on umbes, et keegi sulle ikkagi vaatad, kelle töö see on ja ikkagi kurat ma talle näitan, siukest ületegemist, see on nagu teine siukene aspekt, kuidas tehakse üle. Kuidas ühiskond suhtub praegusel ajahetkel graafimeestesse? Siin juures suur aitäh meie toredatele tänavakunstnikele, kes selle asja nii ilusaks ja toredaks ja lihtsaks on teinud. Et kui omal ajal oli see, et mingi nullindate alguse maailmas või nii, kui tänaval oli mingisugune workshopilaadne asi, kus inimesed platede peale joonisti, siis tuli mingi vanamees ikka kuskil targutama ja mölisema ja võtad, kes mulle sinna aia peale tegi, kust ma tean, ma pole siit linnastki või midagi sellist. Aga tänasel päeval on asi ikka selline, et ma ütlen, et jube lihtne on, et mine kuhugi, hakka lihtsalt tegema, tee suurelt ja tee nagu ilusavõitu ja inimesed pigem tunnevad huvi ja kõik on nagu vahva. Et see on nagu see on see positiivne pool. Aitäh teile suured tänavakunstnikud, ärge ainult rohkem tehke, jätke teistele ka. Jah, seal ütleme siis seintele joonistamine tänases päevas on see kvaliteet, mida sa nagu näed, on nii palju tõusnud ja need ilusad pildid kõnetavad ju kõiki, ka neid võhikuid. Ehk siis see üldine nagu
suhtumine nii-öelda seintele joonistamisse on oluliselt positiivsem, kui see oli näiteks nullindate alguses. Kui ütleme 90ndate lõpus see teema läks nagu massidesse, siis hakati igasugust sodi sinna seina peale toppima. Siis see nullindad pigem oli ta siukene negatiivse valgusega. Ja mina ütlen ka, et tänu erinevatel tänavakunsti festivalidele on tegelikult see tase oluliselt tõusnud ja see ka siukene meediakajastus või arusaamine, et see on nagu kunst. Sodi ka kuskil kunagi. Need algajad tulevad ikka sodivad midagi seal. Ja et need üksikud näited, kus on, ma ei tea, mingisugune eramaja omanik nagu ülivihane kogu selle tänavakunsti peale, sellepärast tema maja peale mingisugune kuradi jama tehtud. See ei kao ka nagu nii kuskile. Aga üldine hinnang on tegelikult ikkagi ülipositiivne tänases päevas. Et minu arust ka nagu väga äge. Aga ma ei näe väga, et järelkasvu oleks. Ikkagi nagu, meie kaks ka, me oleme tegelikult ju vanakooli peerud, mingis mõttes. Nullindatel väikene säbelus oli, et tulid tänavakunstnikud välja. Ka tegelikult, ütleme, sabloonkunsti asjad tehti. Ma ei näe noori, kes võib-olla medli teab rohkem tänavalt, aga ma ei näe väga sükest järelkasvu. Et kui võtame ka Tallinna skeene, EKS-i tüübid nagu Espoi ja kõik selle Big Morad nagu teevad nagu retsilt hea tase. Nad on ka vanakooli vennad täiesti. Siis on võib-olla mingi uue kooli vennad on see Tiine Rott ja siuksed. See on see tase või? Ma ei tea, kas see Tiine Rott on noor tüüp, aga ma ei ole väga näinud midagi siukest. Võib-olla medli teab paremini, et kas on ma tean natuke paremini. Selles mõttes, et Eesti kurb tõde on see, et see värk on Tallinnas. Ja seda uut kooli on päris palju tegelikult. Igasugust uut kooli, aga see on seal ühes linnas. Võt seda on hea teada, et Pärnu mõistes ma väga ei näe siin seda kunsti, võib-olla ka festivalide raames tehakse. Aga Tartus, ma ei tea, võib-olla ma olen natukene eemale jäänud sellest teemast, aga Tartus ma ei tea, ma isiklik arvamus on see, et väga järelkasvu ei ole nagu olnud, aga võib-olla Tallinnas tõesti. Siin on muidugi see lugu, et kuna Tartus on üks teatud organism, mille kombitsatest ma nagu juba rääkisin. Et vaata, kui sa oledki mingi huviline asi, siis sa põhimõtteliselt pöördudki nende poole, sest et mina tõenäoliselt näiteks, kui mind üldse kätte saada, siis ma ignoreerin, nagu ka sina tõenäoliselt. Ja siis ega ei olegi, õrnal noorel hingel ei olegi mujale pöörduda, kui sinna mehhanismi ja siis selle inimesed ära pedestataksegi. Ma tegelikult seda tänavakunsti pealinn, Tartu, see on pigem niisugune, ütleme, läbi meedia või niisuguse nagu sõnumi loomine, et võt seal on. Aga kui ma vaatan nagu taset päriselt, ma ei tea, Telliskivis need seinad või mingisugust raudteeäärsed, siis see Tallinnas on fucking kõva tase. Just vabaga joonistamine. Sablooni võib teha iga koodu pärnaine. Sa teed sablooni valmis, sa sussitad sinna selle peale, võtad ära, ilus pilt. Mina täna teen ka muideks. Te saate selle efekti väga hästi kätte. Ma selles mõttes ei alaväärtusta seda. See on ka äge, aga vaba käe joonistajad, ma täiega respektin need vendasid. Medlit, just see joone täpsus, see on nagu nii rets. Et seda võib-olla ei kujuta nagu ette, kui sa ei tea seda, aga mina nagu natukene joonistan, ma täiega respektin need vendasid ja Tallinnas on retsilt hea tase. Mis siis on mingid head soovitused hakkajale, algajale? Jah, järelkasvule mõned näpunäited. Nagu te ütlesid, et sa ignoreerid, aga anna mõni hea soovitus. Tehnika. Tunne oma pintslit, ehk siis teisisõnu, tunne oma töövahendit. Ma ei ütlegi, et see ainult aerosol värv peaks või võiks olema, aga tehnika eelkõige. Ja siis seal juures ka see, et kui on mingisugused, issand jumal, kui mingisugune noor roheline loeb netist, et oi, tahan olla graafimees, oi, sa pead, sul peab olema umbes, et mingisugune pommistiil ja mingis asja iganes stiil eraldi olema, siis anna nüüd endale abi ja ürita lihtsalt hea olla ja ürita ise midagi luua, mitte kopeerida ja mingisuguseid stampe jälgida, mis ei maksa mitte midagi, kui ega see arengule kaasa ei aita. Et see oma tee tuleb ikkagi ise leida ja ise katsetada, mitte lihtsalt olla järgmine selline toode nii-öelda. Tahtab äkki lisada midagi? Seal on, mida soovitada nendele, kes tahavad teha, et tahet peab olema. Nii kui võtad, ma ei tea, Pallases võtan, need
tulevad tudengid kooli, mõni oskab nagu kohe hästi joonistada, tal on see anne nagu, et nendega on lihtsam ja mõned lihtsalt peavad nagu järjepidevalt õppima seda tehnikat, just tunne oma seda tööriista nii-öelda, et kui sa pliiatsit õpid liigutama, samamoodi on selle sprei värviga, see, et ta alustab seal mingisuguse jama tegemisega, see käib asja juurde, noh, hea on, kui ta ise teeb sellele parema pildi peale sinna, aga see ei kao kuskile, aga just seda sihukest järjekindlust, katsetamist, tegemist ja arusaamist, noh, võib-olla ka kuhu võib teha või kuhu ei või teha, et noh, jällegi ma tulen muinsuskaitse teema juurde, et aga tahet peab olema, jah, õppida tundma just neid töövahendeid ja kõik on tehtud. Kas rasvakriidiga saab ka graffi teha või? Päris äge oleks. No vaatame koopamaalingud. Ehk siis seintele kujutamine, noh. Et ega see töövahend, ega ainult see spreiga kann ei ole, noh, sa võid seda kriipida naaskliga ka sinna või teha kuidagi, et noh, nagu Medli ütles, et see, et igasuguse asjaga saab teha, et oluline see, et sa väljendad seda, mida sa tahad näidata ja sa teed seda nagu professionaalselt ja oskuslikult. Oota, aga nüüd pean vaikselt kokku võtma oma asja siin, et mingi workshopi viid on ja täna ka läbi on ja mis nüüd praegust? No, saab ju midagi seal kätt proovida on ja? No saategi vaadata, et kui te välja lähete, siis see garaažisein, kus on Medli hullu pannud vaba käega, on ja, jah? Seal taga. See, mida mina nagu hullult respektin ja vaatan ja naudin. Ja siis samas saab teha siin telgis nii-öelda sihukest sabloontehnikat, mis on võib-olla esimene katsetus üldse aru saada värv, et kui ma annan tänavakunsti kursusi, siis ma räägin, et üks on see, et sul on see idee või kavand, teine on see, et see värvipurgi värv, see surve, see otsik, see liikumine, see noh, kui kaugelt, mis distantsilt sa teed, see nõuab päris palju nagu harjutamist, et täna ütleme, kes tahavad või tulla siia telki, proovida seda värvipurki üldse käes, võib-olla mõni esimest korda hoida ja läbi sablooni siis tegelikult me saame selle efekti kätte, et tuleb päris tulemus ka. No, ja seal taga Krüptik teeb ka mingit workshopi, on mul õigus? Seal on rohkem neid. Ma eksin või? Ta nagu alguses ütles, et pidi sinna workshopi tegema, minu arust me lihtsalt joonistame sinna, et ma ei tea. Okay. Ma nüüd isegi tund aega hiljem, ma loodan, et seal midagi väga hukka keeratud ei ole. Okay. Selle seina juures seal võib-olla enamasti on maskuliinsed tegelased, kes joonistavad, ja huliganid. Siis seina ääres on ka Minti Shrimp, kes on tüdruk ja teeb väga ägedalt. Ta oli meil tänavakusti sellel ülevaatuse näitusel ka üks väheseid tüdrukuid ja Krüptik oli ainukene Pärnu esindaja, nii et see näitab ka võib-olla seda, et kus kui palju tehakse, aga minge vaadake ka Minti tööd. Nii et ja Türi vennad on ka seal joonistamas, nii et seal on punt vabaga joonistajad, nii et näete kõigil erinevus käekiri. Olgu, ma ei tea. Mina küsiks veel, mis te arvate, graffi tulevik Eestis? On tulevikku või kuidas see muutuda võiks? Tulevikku kindlasti on, selles mõttes, et sellist head noort andekat liha tuleb ikka Tallinnast ju peale, et väikelinnades ega meil siin midagi nagunii ei toimu. Aga ei, see ei kao kuhugi, lihtsalt nagunii ta ajas muundub, kogu aeg muundub. Aga ta ei kao. Ei kao kindlasti, jah. Et kuidas ta muutub, noh, eks see kogu meie elu ümberringi muutub, nii et ega me ei tea seda täpselt, et aga ega siis see nii-öelda enda väljendus tänaval ei kao mitte kuskile. Oli ta 10 000 aastaid, on ta nüüd veel edasi ka, nii et pole küsimust. Värvid on väga palju kallimaks läinud või siin viimase ajaga? Sissetulekad on kasvanud. On, jah. Ehk siis kõik on nullis, aga pigem ütleme, et kallimaks on läinud. Küll aga davai, lõpetame ära ja aitäh teile, tüübid, väga meeldiv. Jah, palju asju jäi, palju teemad jäid käsitlemata, aga... Jah, katsume ka hästi, katsume meie ka. Hea töö. Ja workshopid, värgid ja enjoy. Nii et täna näpud värviseks, kes siin kohapeal on ja kes tulevad siia, nii et võimalus on. Üks küsimus veel, kas niimoodi selle... meistri klassi aretamine, et kas sõrmed
on kogu aeg samamoodi värvised või seal läheb ka ikkagi hiljem nagu, mida paremini tegema hakkad, lähevad käed puhtamaks või vastupidi või kuidas selle asjaga on, ma näen praegu siin. See üldiselt on niimoodi, et ega sa ei pruugi seda huligaani või Graffi või tänavukunsti venda alati ära tunda käte järgi, sa võid kindlad kätte panna. Küll aga tunned ära tema ketside järgi, kus on värvitäpid peal. Jah, selge. Tee enda. Sul käed värvised või? ei ole. Noh, kinnastega tegid. No vot, näed. Selles mõttes, et see tuleb ka arengune. Et kui sa ikkagi pead ennast nagu hoidma, siis politsei eest, siis sa ei tee käsi värviseks. Tõsi. Nii vanana on küll jumala suva. Kuna mina olen avalik kunstniks, mul on käed värvised. Aga näe, Medlil ei ole, nii et teda ei saa tuvastada, et tema midagi tegin. Ma olen lihtsalt nii vana ja laisk, ma ei viitsi joosta enam. No selge. Aitäh. Tavai, jooksime teine juurde tagasi. Tavai. Aitäh. Leige, kõvemini, rohkem.